majas on hetkel siin väga suur kaos ning et sellest vabaneda, siis peaks asjadest vaikselt hakkama lahti saama. Praegu on siis diivan sellises seisus, sellest ma ei taha lahti saada. Ma kavatsen täna lahti saada sellest lauast, diivani lauast. Siis on siin veel üks peegel ja siis on see kapp, millel on tegelikult ka pealmine osa ja sellest tahaks ka lahti saada. Ning siis tule edasi. Siin esikus on juba ootamas üks lahti lammutatud laud, selle tahaks viia lihtsalt prügimäele kuskile. Ja siis on siin vanad diivanipadjad ja mingid magratsid, mis on ka vaja lihtsalt prügkarisse viia. Ja siis tule veel edasi. Lammutasin just lahti siit 2 rõvedat kappi. Oh my god, lammutan siin kappe ja siis kapi alt tuli elu. See on lihtsalt ussi kestas. Lord help me. Siin on siis mu lammutatud kapp. Ossa! Ja siis see läheb ka prügimäele. Kohe lähen, viin selle ära. Siis on siin veel siuke kapp. Seda ma ei tea, mis sellega teha. Siis on siin selline laud. Päris normaalne iseenesest ja selle ma kavatsen siis äkki Facebooki panna kuskile gruppi, äkki keegi soovib. Ja siin all on veel üks laud. Ma ei oska kommenteerida. Igal sellest kõikidest asjadest peab lahti saama, sest need on ees ja võtavad ruumi ja mul ei ole nendega midagi teha. Ja ma kavatsen teile näidata, mida annabki vanade asjadega peale hakata ja kuhu need viia. Üks võimalus on teha esemetest pilti ning see lisada mõnda selleks ette nähtud Facebooki gruppi. Peaaegu igal linnal on oma taaskasutusgrupp, kus on mööblit nii tasuta ära anda kui ka raha eest maha müüa. Kui aga Facebookiga ei viitsi jamada, on olemas uus kasutuskeskus, kuhu saab viia kasutuskõlblikke esemeid. Vajadusel saab oma asjadele ka tasuta kaubiku järgi kutsuda. Sarmi läheb 5 tundi, et need siia lifti saada. See puhutab. Kui aga mööbel on kasutuskõlbmatu, pole teha muud, kui viia need jäätmejaama. Neid on Tallinnas näiteks mitmeid, kuid kuna mulle kõige lähem on Lasnamäe, läksin sinna. Seal on ka oma hinnakiri ja oma kola eest pidin ma maksma näiteks 5 eurot. Viimane võimalus on asjad lihtsalt rõdult alla visata ja põgeneda. Aga mul on ka teile üks küsimus. Nagu näha, siis ma töötan vaikselt ka juba esiku kallal. See köögi uks, kas ma peaks selle eemaldama või siis alles jätma? Mis te arvate, kas on vajalik? Ja ma arvan, et see hakkaks nagunii kogu aeg lahti olema ja seda siis võtab lihtsalt ruumi. Ja muidu saaks siia äkki mingi nagi või asja panna, aga praegu oleks nagu uks sees. Okei, ma ise praegu otsustasin sedasi ära, et ma vist peaks selle ära võtma, aga jätke ka teie kommentaarides arvamus, et mis ma tegema peaksin.